Tere! Meie oleme Otsa kooli õppekogukondade juhid ja mina olen Maarja Soomre ning juhin rütmimuusika õppekogukonda. Minu käest on küsitud, kas Otsa koolis saab kuulsaks. Ja kui ma sulle ausalt vastan, siis ma ei oska öelda, sest see sõltub sinust endast. Aga meil on väga palju kuulsaid vilistlasi. Tere! Mina olen Katre Merilaid ja mina juhin rühma ning üldainete õppekogukonda. Minu käest on näiteks küsitud, et kas Otsa koolist keemikuks ka saab. Kui nüüd päris aus olla, siis kui sa juba Otsa kooli tuled, siis me ju eeldame, et sinu kireks on siiski muusika. Aga võin sulle kinnitada, et sul on võimalik saada siit piisavalt hea keskhariduse baas, et kui sa ise natuke tööd juurde teed, võid siit edasi õppima minna nii IT-d, keemiat kui minu poolest kas või germanistikat. Tere! Mina olen Reet Sukk ja minu juhatada on klassikalise muusika õppekogukond. Üks viiuldaja küsis minu käest, kas ta peaks valima klassikalise muusika suuna või rütmimuusika suuna. Siin on jälle sinu otsustada, kui sulle meeldib rohkem, näiteks Bach, Beethoven, Mozart, Haydn, Schubert, Debussy. Kui see on nii, siis vali muidugi klassikalise muusika suund. Kui sulle aga meeldib improvisatsioon ja sa tahad mängida popmuusikat, rockmuusikat, funki, džässi, latinit ja muid rütmimuusika stiile, siis on küll õige koht rütmimuusika suund. Seesama viiuldaja on tundnud ka huvi, et kas tulla kogu täiega meile või siiski omandada keskharidus kõrvalt gümnaasiumis. Sul on see vabadus valida, mõlemat pidi on tehtav. Aga meie 3 soovitame sul kindlasti tulla kogu saba ja karvadega meile, sest sellist melu, sellist seltskonda sa mujalt koolist ei leia. Meie ootame sind igatahes Otsa kooli ja loodame sinuga kohtuda sisseastumiseksamitel.